Leila saab nüüd puhata, ulatab puldi kolleeg Helenile ja mina annan siis mikrofoni, et oleks veel rohkem asju sul käes ja ole hea. Tere ka minu poolt. Nagu Anneli ütles, siis mina olen Helen Tähtvere. Tulen Sotsiaalkindlustusametist teile rääkima ja mina juhin sellist talitust, nagu on erihoolekande ja rehabilitatsioonitalitus. Ja tegelikult alustan samamoodi nagu Leila, et minul ei olnud üldse pikk maa tulla, sellepärast, et mina ka siin sama Virumaa tüdruk tegelikult ja mõnikümmend kilomeetrit ja siia Rakveresse või jõudsingi, nii et täitsa tuttav ja kodune koht. Millest mina täna teile räägin? Räägin teile ühest valdkonnast kogu talituse töös, on sotsiaalne rehabilitatsioon. Võib tunduda keeruline, natukene arusaamatu ka, et mis asi see on, millisel juhul inimene saab rehabilitatsiooniteenust, millisel juhul ei saa ja mis asi see on, seda ma tulengi täna teile rääkima. Ja kui aru ei saa, küsige julgelt, seletan uuesti ja veel lihtsamalt. Aga enne põrutan teile mõne seaduse pügalaga ka. Selleks, et te üldse teaksite seda, mis see teenus on, kus see kirjas on, millised on riigi kohustused, millised on teenuseosutaja kohustused, millised on teie õigused. Panin teile siia juurde mõned õigusaktid ka. Nendesse praegu süvenema ei pea, aga kunagi, kui teil peaks olema vaja, siis siit saate need võtta. Nendel ma pikalt ei peatu. Aga see võib-olla on minu tänase ettekande võib-olla kõige olulisem slaid. Ja see näitabki ära selle, mis asi see rehabilitatsioon on. Miks ma nimetan seda sotsiaalseks rehabilitatsiooniks? On sellepärast, et nagu Leilagi rääkis enne tööealiste, laste ja eakate sellistest puude tuvastamisest, siis tegelikult rehabilitatsioon on ka jaotatud juba nüüd üsna mitu aastat alates 2016. aastast tööalaseks rehabilitatsiooniks ja siis sotsiaalseks rehabilitatsiooniks. Nagu te võite arvata, siis tööalase rehabilitatsiooniga tegeleb Töötukassa ja see on mõeldud siis ainult tööealistele inimestele. Meie tegeleme sotsiaalse poolega ehk siis sellega, et inimene, kes ei suuda tegelikult igapäevaselt töiseid tegevusi teha, aga tal on huvi ja tahtmist ühiskonnaelus, ehk siis igapäevaelus ennast arendada, parandada ja võib-olla ka üks hetk tööle minna, siis see sotsiaalne rehabilitatsioon täpselt seda nüüd aitabki teha. Nii et need, mis on rasvaselt siin kirjas, et sotsiaalne rehabilitatsioon aitab arendada igapäevaelu oskusi, ühiskonnaelus osalemist, toetada õppimist ja ka siis tööle saamist aitab neid eeldusi luua. See tähendab seda, et selle teenuse ilmtingimata eesmärk ei ole see, et paari aasta pärast inimene on tööl, aga võib-olla suudab ta siis juba osa võtta koolitustest, mis aitavad teda tööle, võib-olla suudab ta näiteks osaleda töövestlustel, mis on eelnevalt olnud temale mis iganes piirangu tõttu hästi ütleks nii, et isegi võimatu, siis selleks on sotsiaalne rehabilitatsioon. Järgmine oluline asi on see, mis tuleb silmas pidada, inimesel endal ka, on see, et sotsiaalne rehabilitatsioon tähendab mitme teenuse vajadust korraga. Meie nimetame seda kompleksteenuse vajaduseks. Ja see tähendab siis nüüd lihtsate sõnadega seda, et kui inimesel on ainult ühe teenuse vajadus, mul on teenused nimetatud järgmisel slaidil ära ka, saate näha, aga kui on mitme teenuse vajadus korraga, näiteks, inimesel on liikumispiirang, ta vajab füsioterapeudi teenust, ta vajab tegevusterapeudi teenust ja tal on ka näiteks vaja suhelda oma valitsusega, riigiga sellega, et ta väga hästi toime ei tule, sellepärast näiteks ta on mitu aastat juba kodus olnud, koduseinte vahel ja ei tule hästi välja see kodust välja tuleks, siis on võib-olla vaja sotsiaaltöötaja teenust, psühholoogi teenust, siis nende teenuste vajaduse me hindame ja siis leiame koos teiega sobiva teenuse osutaja, kes siis saab neid teenuseid osutada selleks, et te saaksite ikkagi oma eesmärgid täidetud. Ja hästi oluline on siin veel see, et need
et riigiteenused üldse, siin pean silmas tegelikult ka erihoolekandeteenuseid, on mõeldud inimestele, kes ei tule toime nende teenustega, mida pakub ainult kas kohalik omavalitsus või siis tervishoiuteenused. Noh, ütleme nii, et eelkõige esimese kohana, kus inimene abi peaks saama, on ikkagi kohalik omavalitsus. Kui on probleem, pöörduda omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole. Aga kui see inimese nii-öelda toimetuleku piirangud on nii suured, et omavalitsuse teenustest enam ei piisa, vaat siis tulevad riigiteenused ja seesama sotsiaalne rehabilitatsioon inimesele appi. Esimese asjana ikkagi palume omavalitsusse pöörduda. Ja mis selles rehabilitatsiooni käigus siis tehakse? Tegelikult on see jada nõustavaid teenuseid. Jah, on küll teenuseid, kus nii-öelda pannakse käsi külge, ehk siis tegevusteraapias, füsioteraapias, logopeedias, aga tegelikult on mõeldud see ikkagi sellise nõustavate teenustena, ehk et aidatakse inimesel aru saada, kus kohas ta täna oma piirangutega on ja nõustada teda selliselt, et ta ise on aktiivne selleks, et ta jõuaks siis oma eesmärkidele lähemale. Ja see minu meelest on hästi ilmekas slaid selle inimese ülesannete osas selles sotsiaalses rehabilitatsioonis, et ei saa päris niimoodi olla, et inimene läheb teenuse osutaja juurde, astub uksest sisse, istub tooli peal maha ja ütleb, tehke mind nüüd korda. Niimoodi need asjad tegelikult ei käi. Tuleb ikkagi inimesel eelkõige aktiivne olla. Vaat neid teenuseid me ei saa osutada inimesele, kes ise ei taha paremaks saada, kes ise ei taha arendada ennast ja alles siis me saame paremaks, sest et teenuse osutaja on ainult vahend selleks, et ühiskonnas paremini hakkama saada. Nii et tuleb endal olla ise aktiivne, toimetada, rääkida, suhelda, käia selleks, et see eluolu paremaks läheb. Ja siia olen alla toonud selle ka ära, et sellised passiivsed protseduurid, mida tegelikult mõned aastad tagasi päris palju osutati sotsiaalses rehabilitatsioonis, ehk siis massaažid, soolakambrid ja nii edasi, vaat need ei kuulu rehabilitatsiooniteenuste hulka. Ikka peavad olema aktiivsed tegevused, nõustamised, kodused ülesanded, mida tuleb täita ja alles siis tulevad tulemused. Ehk et kuidas see teenuse saamine nagu reaalselt siis välja näeb? Kui te teenusosutaja juurde lähete, siis panete paika esmased eesmärgid, kuhu võiks mingisuguse aja jooksul jõuda. Teenusosutaja hindab siis detailselt ära, millised piirangud teil on, mis on teie võimekus ja annabki teile ülesanded. Ja see sotsiaalne rehabilitatsioon on selline asi, et seda ei osutata selliselt nii-öelda väga tihedalt. See tähendab seda, et te lähete koju, teile antakse ülesanded, täidate need ära, järgmine kord tulete tagasi, näitate, kuhu te jõudnud olete. Ja vaata siis saab edasi minna. Et selliselt päris ei saa, et te olete seal paar päeva ära, teenusosutaja juures limiit, mis teile on antud 9 aastaks, mida ma ka näitan teile, saab otsa ja siis järgmine aasta uuesti. No aga siis ma küsin, et aga mis tolku sellest kõigest on? Sellepärast, et kui teil aasta aega järsku jääb teenuse osutamise vahesse, siis teil endal läheb meelest ära, mis te siin kõik olete tahtnud saavutada ja mis te olete pidanud tegema. Teenuse osutajal ju tegelikult täpselt samamoodi, siis ei ole sellel asjal väga palju nagu mõtet. Nii et mõelge kindlasti selle peale ka, kui te meile tulete taotlust esitama, kas te ise olete valmis aktiivselt osalema. Aga kes sinna rehabilitatsioonimeeskonda siis kuuluvad? Sinna on lausa kuulumas 10 spetsialisti. Ja seal all on kirjas, et üks neist on arst ja üks neist on õde. Arst loomulikult sotsiaalses rehabilitatsioonis ise diagnoosi ei pane. See on ikkagi nõustav teenus, ütleme nii, et teil on mingisugune diagnoos, mingisugune haigus, mis teile vaeva tekitab, siis arst aitab teid nõustamisega, et kuidas te näiteks saaksite oma toimetulekut parandada. Aga kindlasti ei mingisugust ravimist ega ka diagnoosi panemist rehabilitatsioonis ei ole. Ja teenuse osutajatest nii palju, et
meil ei ole kohustus, et igas teenuse osutaja juures oleks nagu füüsiliselt kogu aeg olemas need 10 spetsialisti, sest et Eestis lihtsalt ei jagu nii palju spetsialiste, kui neid vaja oleks. Ja seetõttu on paratamatult tekkinud meil olukord, kus meil on teenuse osutajaid küllaltki palju, 127 oli eelmise nädala seisuga, neid tuleb vaikselt juurde, aga ega neid spetsialiste väga palju juurde ei ole tulemas. Eks te olete ka kuulnud võib-olla, et loovterapeute on vähe, logopeede on vähe, isegi tegevusterapeute on vähe, ka füsioterapeute. Et erinevad ettevõtted, teenuse osutajad ja ka tegelikult valdkonnad võitlevad ju nende nimel. Ja seetõttu oleme me andnud teenuse osutajatele kohustuse, et sul ei pea kõiki neid spetsialiste olema tööl, aga kui sulle tuleb inimene, kes vajab ükskõik millist neist spetsialistidest, kas või arsti, keda on väga keeruline saada meeskonda, siis sa pead olema valmis selle arsti endale meeskonda ka saama. Sest teenuse osutaja peab töötama lähtuvalt teie vajadustest, mitte sellest, mis on tema võimalus. Sest vastasel juhul võib juhtuda niimoodi, et teenuse osutajal on näiteks ainult sotsiaaltöötaja, ütleme nii füsioterapeut ja siis ka psühholoog ja siis ainult neid teenuseid ta inimestele osutab. Niimoodi ei saa. Ja miks ma seda rõhutan, on see, et paratamatult selliseid olukordi võib juhtuda. Ja lihtsalt pidage seda meeles, et ka teie nõuaksite teenuse osutajatelt. Kui teil on vaja lisateenuseid, mida ka teenuse osutaja on hinnanud, siis tuleb tal neid ka osutada. Ja kui see välja ei tule, siis tasub pöörduda meie poole, meie konsultantide poole, kes aitavad teil vajadusel ka uue teenuse osutaja valida. Aga siis teenuse osutamistest ka natukene. Teenus saab osutada mitut moodi. Kas programmi alusel, kas tegevuskava alusel või siis rehabilitatsiooniplaani alusel. Hästi kiirelt räägin teile ära, mis on nende 3 teema vahe. Rehabilitatsiooniprogramm on spetsialistide poolt kokku pandud tõenduspõhine programm, mis aitab ühe kindla sellise sihtgrupi abivajadust siis lahendada. Toon näite. Näiteks on meil selline programm, mis on mõeldud Parkinsoni tõvega inimestele, et nemad peale selle diagnoosi saamist ja taastusravilt tulekut saaks oma toimetulekut parandada, et ta saaks kodus niivõrd kuivõrd iseseisvalt hakkama kui üldse võimalik. Et ta on sihtgruppide põhiselt, ta võib olla diagnoosipõhiselt, ta võib olla ka puude liigipõhiselt, näiteks meil ongi ka liikumishäiretega inimestele erinevaid programme. Aga need programme meil väga palju töös ei ole, sellepärast et kuna Eesti on väike, meil on circa 1,3 miljonit inimest ja need programmid on küllaltki spetsiifilised, siis on tegelikult küllaltki harv juhus, kui me saame kokku näiteks 6 või 10 inimest, kes on samal ajal samasuguse probleemiga kimpus. Ehk et kui me räägimegi näiteks Parkinsoni tõvest, et neid inimesi tuleks meile näiteks 2 kuu jooksul 10 inimest teenusevajaduse hindamisele ja saavad ka teenusele ja neile sobib see teenuse osutaja, see aeg, mis neile välja pakutakse. Ehk see on natukene selline, tuleb sättida, ütleme niimoodi aegu. Aga täitsa võimalik. Mis see tegevuskava on? Tegevuskava on nüüd igale inimesele individuaalselt kokku pandud teenuste loend, kus on kirjas ka tegevused, eesmärgid ja ka see, kui tihti neid tegevusi tuleb inimesele osutada, et meil oleks selle inimese kohta selline tervik ülevaade, mida ta vajab selleks, et paremini hakkama saada. Ja rehabilitatsiooniplaan on nüüd asi, mida tegelikult enamasti koostatakse lastele.
Ma ei tea, kui palju teist siin on rehabilitatsiooni teenuseid kasutanud ja mitu aastat, aga kunagi, just üks käsi tõusis, et kunagi aastaid tagasi koostati ka täisealistele inimestele rehabilitatsiooniplaane. Enam neile plaane ei koostata, ainult lastele. Ja sinna siis pannakse ka tegelikult kokku see tegevuskava, millest ma rääkisin, ja ka iga spetsialist, kes rehabilitatsioonimeeskonna või selle rehabilitatsiooniplaani koostamisel siis toimetab, tema siis kirjutab selle inimese kohta ka oma hinnangu. Ehk et natuke kirjutab lahti, kus need probleemid asetsevad inimesel ja mida teha selleks, et siis inimese toimetulekut siis tõsta. Nii, aga teenuseid saabki siis hakata osutama peale seda, kui need dokumendid on nii-öelda valmis. Teenuseid osutatakse otsuses, ilus sõnastus küll, otsuses märgitud ajavahemiku jooksul, mitte kauem. See tähendab seda, et mõnikord võib juhtuda, et tahetakse minna üle meie nii-öelda selle otsuse aja. Otsused on meil reeglina 2 aastat pikad. Võib olla ka natuke vähem, aga üle 2 aasta me ei lähe. Aga mida inimesed ka mõnikord arvavad on see, et kui puude või töövõime otsus saab läbi, siis see rehabilitatsiooni otsus automaatselt ka saab läbi. Ei saa, ta ikkagi kehtib nii kaua, kui meil selle otsuses kirjas on. Miks me otsuse väljastame 2 aastaks? On see, et see rehabilitatsiooniteenus on kindla alguse ja lõpuga teenus. Ehk et ei ole niimoodi, et inimene saab 10 aastat iga aasta seda rehabilitatsiooni asja ja siis mõtleb, et kas tal on midagi paremaks läinud või mitte. See rehabilitatsiooni mõte on see, et 2 aasta jooksul tuleb need eesmärgid saavutada, sellepärast ma enne hästi rõhutasingi seda, et inimene peab ise hästi aktiivne olema. Sest et oleme ausad, meil on piiratud ressursid ja see ei ole selline mugavusteenus. Võiks arvata, et on, teenuste nimistus on ilusad sellised spetsialistid ju olemas, aga ei. Inimene peab pingutama selleks, et ta oma eesmärgid saavutaks ja seetõttu tulebki 2 aasta jooksul, tulebki sellised eesmärgid panna, mida on võimalik täita selle 2 aasta jooksul, mitte sellised, et ma ei tea, saan presidendiks, kui see on võimalik, palun väga, aga kui ikkagi on näha, et seda terendamas ei ole, siis ei ole mõtet seda eesmärki sinna tegevuskavasse panna kah. Aga kui peaks juhtuma, et 2 aastat saab mööda ja on tunne, et ikkagi sellest ei piisanud. Selle 2 aasta jooksul näiteks jõuti inimese arendamise mingi teatud maani, aga näiteks 30% sellest, milleks inimene on võimeline tegelikult ja ei saavutamata, siis loomulikult saab meile teha ka uue taotluse. Sest et kui teenuse osutamise periood hakkab läbi saama, siis meie teenuse osutaja hindab ka selle inimese teenuse vajadust. Ja võib-olla ta leiabki seda, et inimene vajab seda teenuse jätkamist, siis me võtame seda oma otsuse tegemisel arvesse. Nii et päris lootusetuse asi ei ole, et mitu korda seda rehabilitatsiooni saab, aga lihtsalt tõesti tuleb arvestada, et 2 aastaga peaks saama inimene ennast selliselt arendatud, et eesmärgid saavad täidetud. See on kõige koledam slaid. Ja ma ei oska seda tegelikult täna veel paremaks ka teha. Vabandust. Aga see näitab ära selle, et millised inimesed rehabilitatsiooniteenust saavad. Ja teil võib kindlasti olla peas juba mõte, et miks see peab nii keeruline olema. Aga ta on täna nii keeruline selle tõttu, et osad inimesed saavadki seda tööalast rehabilitatsiooni ja siis teine osa inimestest saab sotsiaalset rehabilitatsiooni. Ja selleks, et me teeksime vahet, kes millist rehabilitatsiooni saab, sest topelt 2 kohast töötukassast ja meist korraga ei saa, siis ongi pandud kriteeriumid paika, millal, mis ja kes ja kus teenus saab. Aga ma püüan seda võimalikult lihtsalt rääkida selliselt, et ma kõiki erandeid praegu siin välja ei too. Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenus saavad kõik puudega lapsed, ehk siis kõik lapsed, kellel on puue ja kuni 16. eluaastani. Kõik need lapsed, kes on kohaliku omavalitsuse poolt tunnistatud nii-öelda abivajavaks lapseks ja kelle rehavajadust on siis
kohalik omavalitsus ka hinnanud ja öelnudki, vot see laps vajabki oma toimetuleku parandamiseks rehabilitatsiooni. Siis need lapsed saavad ka. Mis puudutab tööealisi inimesi, siis tööealiste inimestega on nii, et ma võtan siit ka spikri, need inimesed, kellel on puuduv töövõime, täitsa selge. Selles mõttes, et kui sul on puuduv töövõime, siis sul ei saa olla seda eeldust, et ilmtingimata sa pead tööle minema ja Töötukassa ongi öelnud, et või noh, mitte Töötukassa, vaid riik ongi öelnud, et okei, kui sa tööle kohe kiiresti ei saa minna, siis me hakkamegi neid eeldusi sinus arendama. Need osalise töövõimega või puudega inimesed, kes ei ole aktiivsed, ehk siis kes ei tööta ja kes ei ole töötuna arvele võetud. Nii, ennetähtaegse vanaduspensioni saajad, need saavad ka. Ja siis tegelikult, mis mul siia kirja ei panemata, on ka need puudega inimesed, kes on vanaduspensioniealised. See on üsna keeruline selline kriteeriumide väli. Kui teil tekib küsimus, kas te tegelikult sellele kriteeriumidele üldse vastate või mitte, siis teate, helistage meile. Meil on infotelefon, meil on omaenda konsultandid, kelle te võite helistada ja me saame teid sellega aidata. Ei pea ise alati nuputama jääma. Ei ole ka mõistlik tegelikult. Räägin meie otsusest ka natukene. Niisama me neid otsuseid ei anna selle pealt, et inimesel on puue ja ta on hästi tore inimene. Me peame inimese teenuse vajadust ka hindama. Kui laste puhul on kriteeriumiks see, et tal peaks olema puue või siis ta on abivajav laps omavalitsuse ja lastekaitseseaduse tähenduses, siis meil on teatavad kriteeriumid ka välja töötatud, kus me leiame, et lapsel ei ole vaja rehabilitatsiooni. Näiteks kui tal ikkagi tõesti tema ravivajadus ravi kompenseerib selle puudujäägi, mis tal on ja tal tegelikult igapäevaelus ei ole puudujääke, mis siis, et tal puue on, siis me konsulteerime oma ekspertarstiga ja kui on näha, et tõesti rehabilitatsiooni vaja ei ole, siis me teeme ka eitava otsuse. Neid eitavaid otsuseid lastele me teeme küllaltki harva, aga mõnikord ette tuleb tõesti, kui on näha, et rehabilitatsiooniga ei ole siin midagi peale hakata. Aga kõik tööealised ja vanemad inimesed, nemad peale taotluse esitamist tulevad meie konsultandi juurde. Miks me seda teeme? Me teeme seda sellepärast, et mitte kõik puuduva töövõimega või siis tööturul mitteaktiivsed puudega inimesed ei vaja rehabilitatsiooniteenust. Ja me olime aastaks 2015 ikkagi nii kaugel, kus me nägime, et teenuse saajaid on palju, neid tuli iga aastaga juurde, aga kui me vaatasime nendesse dokumentidesse sisse, siis selgus, et sul võib küll puue olla, aga rehabilitatsioon sind kas enam ei aita või siis sul tegelikult ei ole sellist endal tahteaktiivsust, et sa selle teenusega midagi paremaks endast teeksid. Ja seetõttu me oleme toonud filtri vahele, ehk et kui tuleb meile taotlus, me kutsume inimese enda juurde või siis, kui vaja, läheme inimese endale koju, vestleme temaga, see on selline, teie jaoks võib olla küll selline tore meeldiv vestlus, kus me uurime igasuguseid imelikke ja huvitavaid asju teie käest, aga tegelikult see on täitsa ühe metoodika alusel kokku pandud küsimustik, kus me püüame aru saadagi sellest, kas teil on vaja rehabilitatsiooni või ei ole vaja. Ja mis välja on tulnud see, et tegelikult circa pooled meie poole pöördunutest inimestest ei olegi vajanud rehabilitatsiooni. Ja seetõttu on neid tööealisi ja eakaid inimesi, kes meil rehabilitatsiooni tulevad küsima, on küllaltki väheks jäänud. Ma näitan teile pärast paar pilti ka selle kohta. Aga otsuse me teeme siis laste puhul 10 tööpäeva jooksul. Seal on meil kiiremad ajad. Tööealiste ja vanaduspensioni inimeste puhul me teeme otsuse 40 tööpäeva jooksul. Ja jällegi võib tekkida küsimus, aga miks niimoodi? Tundub natukene ebaõiglane ju. Aga see on sellepärast just, et kui me tööealiste ja vanemate inimestega
neid hindamisvestlusi teeme, kus me hindame rehabilitatsiooni vajadust, siis nad võtavad reeglina ikkagi aega. Ei pruugi teile see aeg sobida, mis me teile pakume. Võib-olla ka meile ei sobi see, meie konsultandile see, mis teile sobib see aeg, nii et me peame neid aegu natukene otsima ja seetõttu võtab see otsuse tegemine natuke aega. Ja loomulikult peale seda, kui me oleme teiega ära vestelnud, siis otsuse ettevalmistamine selliselt, et te saaksite aru, mis seal üldse kirjas on, võtab ka aega. Selles mõttes, et me ei saa ju kogu seda hindamisvestlust, mis me teeme teiega, mis võib 2 tundi aega võtta, me ei saa sinna otsusesse panna, see ei ole mõistlik. Seetõttu me teeme sellest ikkagi sellise lühikokkuvõtte koos oma põhjendusega, miks siis inimesel on vaja rehabilitatsiooni või ei ole. Nii et see kõik paratamatult võtab aega. Rahast räägin ka, sest raha on alati hästi huvitav. Me oleme inimesed, kes rehabilitatsiooni vajavad, liigitanud 4 sihtgruppi. Ühed on lapsed, kes saavad aastas 2580 €, mitte ei saa oma kätte, vaid selle summa ulatuses saavad rehabilitatsiooniteenuseid. Kui nad kasutavad ära vähem, jumal temaga, aga rohkem ei saa. Siis tööealised inimesed ja vanemad inimesed saavad 1132. Kui inimesele osutatakse programmina teenus, siis on see limiit on 1800 € ja psüühikahäirega inimesel on see limiit lausa 4300 €, mis tundub võrreldes teiste limiitidega päris palju suurem. Miks ta suurem on? Sellel on mitmeid erinevaid põhjuseid, aga me rehabilitatsiooniga püüame ikkagi saada inimesed niivõrd kui vähegi võimalik sellisesse ühiskonna ellu tagasi. Ja psüühikahäirega inimesel on reeglina see kõige raskem, sest et on ju tegelikult turvalisem tema jaoks see, et ta on oma koduseinte vahel, võib-olla oma lähedaste toel, võib-olla tal ei ole mitte kedagi. Ja selleks, et see psüühikahäirega inimene nii-öelda oma kookonist üldse välja saada, see võtab rohkem aega, see võtab rohkem ressurssi ja seetõttu on see limiit neile suurem kui teistel. Kui me teeme otsuse 8 aastaks, nagu ma teile enne ütlesin, siis ongi see niimoodi, et 1 aastal te saategi kasutada võt selle sama limiidi ja teises aastas te saate sama palju jällegi kasutada. Ehk et tegelikult, kui teil on 2-aastane otsus, siis näiteks selle sama 1132 € saab siis korrutada 2-ga. Nii. Kas ma läksin nüüd näita veel numbreid. Näita nüüd suuremaid numbreid. See on selles mõttes hästi kole pilt, et ega te ei pea midagi aru saama, aga selle põhimõte on see, et sotsiaalse rehabilitatsiooni eelarve 1 aastas on 13,6 miljonit € ja seda me ei saa mitte ainult riigieelarvest, vaid ka tegelikult päris paras ports tuleb ka Euroopa Sotsiaalfondi rahadest. Ja kui te näete siit seda ära, kui palju on lastele eelarvet ja siis täisealistele ja vanematele, siis on näha, et lastele on oluliselt suurem eelarve maht, kui on tööealistele ja vanematele inimestele. Ja see on kujunenud selle pealt, et kui palju inimesi seda teenust kasutab ja sellest võitegi aru saada, et enamus, kes meie teenuseid saavad, ongi lapsed. Ja lapsi tuleb juurde. Leila võib ka öelda, et kas puudega lapsi tuleb juurde ja tuleb ka meile sotsiaalsele rehabilitatsioonile lapsi juurde, iga aastaga natukene neid lisandub. See tähendab seda, et ka meie eelarvelised vajadused ikka kasvavad ja kasvavad. Aga jah, circa 70% meie teenuse kasutajatest on lapsed ja ülejäänud 30% on siis tööealised ja vanemad inimesed. Ja siis tõesti jaguneb siis Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse ja riigieelarve rahastuse vahel. Kui teil peaks olema võimalus sotsiaalsele rehabilitatsiooniteenusele saada ja te otsite endale teenusosutajat, siis me loomulikult anname teile kaasa koos otsusega ka pika nimekirja teenuse osutajatest. Pea igas maakonnas on sotsiaalse reha osutajaid, võt siin Lääne-Virumaal ei olegi.
aga see-eest Ida-Virus on. Ja on Harjumaal ka päris palju, nii et saate seal neid teenusosutajad kasutada. Aga kui teil peaks olema võimalus internetis käia, siis ma lisasin siia alla ka sellise lingi, kus saab vaadata. Iga kuu me uuendame peaaegu neid teenusosutajate nimekirju, sest et meil tuleb päris palju teenusosutajaid juurde viimasel ajal ja kui meil aasta alguses vist oli 110, Kai on ju, siis praegu on juba 127 teenusosutajad, nii et neid tuleb päris palju juurde. Ja loodame, et tuleb Lääne-Virumaale ka. Ma tean, et varem oli, aga ju siis on praeguseks on asutused ära lõpetanud. Ja jällegi, kui te saate selle nimekirja teenusosutajatest ja ei oska selle nimekirjaga mitte midagi peale hakata, sest ega teie ju ei tea, missugune on hea, missugune võib-olla ei ole nii hea asutus, siis võtke ühendust selle sama inimesega, kes teile selle otsuse väljastas, meie konsultandiga. Selle inimese nimi on seal otsuse all, tema aitab teid kindlasti valimisel. Ja reeglina on niimoodi, et kui me hindamisvestlusi teeme, siis ka juba siis, kui on näha, et inimene ikkagi vajab rehabilitatsiooni, see tegelikult tuleb selles vestluses päris kiiresti välja, siis me juba siis hakkame vestlema sel teemal, et milline asutus võiks olla inimese jaoks kõige sobilikum. Nii et üksinda me teid kindlasti selle valimisega ei jäta. Olge lihtsalt ise hästi aktiivsed ja küsige meie käest. Ja üks pilt veel, mis ma tahtsin teile näidata, on see, et kui palju meil inimesi on sellel aastal kuude lõikes teenuseid saanud. Ma tean, et ma ei tohiks siit väga liikuda, aga ma liigun ikka. Vabandust. Vaadake seda aprillikuud ja maikuud. Mäletate, mis aeg see oli? See oli eriolukorra aeg. Ja see oli see aeg, kus tegelikult olid meil enamasti ka teenuseosutajad suletud. Me andsime asutustele võimaluse, et kellel on võimalus, siis saab teenuseid osutada ka telefonitsi, Zoomi kaudu, Skype'i kaudu ja olid mõned teenused, mida sai osutada. Aga kindlasti need teenused, kus nii-öelda käsi külge inimesele panna, neid teenuseid osutada ei saanud, aga mida kasutati küllaltki palju oli psühholoogi teenus, mis tundubki hästi mõistlik. Sest oligi inimeste jaoks raske aeg ja kui sa jääd koju istuma, enam tegelikult suhtlusvõimalusi ei ole, siis andsime me sellise võimaluse läbi siis telefoni või siis ka muude videovõimaluste läbi. Ja siin me oleme lihtsalt toonud välja, et vanusegruppide kaupa, kuidas see teenuse osutamine on jagunenud. Ongi näha, et lapsed tegelikult kasutavad kõige rohkem, siis on tööealised ja eakad tegelikult kõige vähem. Miks eakad kõige vähem saavad teenuseid? Reeglina sellepärast, et eakatel on põhiprobleemiks ikkagi liikumisvaegused või siis vajatakse psühholoogiteenust ja tihtilugu on tegelikult vaja ikkagi tervishoiuteenuseid. Et sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuseid ikkagi küllaltki harvem, sest et sellist kompleksteenuseid rehabilitatsiooniteenuste mõistes niivõrd vaja ei ole ja seetõttu kasutavad reeglina ikkagi tervishoiuteenuseid. Ja tööealisi inimesi on meil ka muidugi oluliselt vähemaks jäänud, kui on aastaid tagasi, sest et paljud inimesed ongi läinud tööalasesse rehabilitatsiooni, kus siis ongi eesmärk saada inimene tööle. Ja enne, kui ma annan teile sõna, et te saaksite mu käest küsida, näitan teile viimast slaidi, mis on sigri-migri natukene. Aga see on nüüd see koht, et kui teie lähete teenusosutaja juurde, millised ootused teil peaks olema teenusosutajale? Millist teenust teie peaksite saama? Ma siin ei saa tuua välja seda, et milline üks või teine spetsialist peab välja nägema või mida tema teiega peab tegema. Seda ei tea meist keegi, sellepärast seda teab ainult teie ja see spetsialist. Aga üldpõhimõtted on meil kvaliteedijuhistes kirja pandud, mida me ootame ka teenuseosutajatelt. Ma pikalt neile ei peatu, aga märksõnadeks tõesti on siis see, et teenused peavad olema isikukesksed, vajaduspõhised, teenustel peab olema võimestav iseloom, ehk et tõesti teil läheb paremaks teenuseosutaja peab tegelema sellega, et teie
toimetulek paraneks. See peab olema tulemuslik, ehk et niisama ei käi jutustamas koos, vaid te ikkagi teete asjalikku tegevusi. Terviklik lähenemine tähendab jällegi ka seda, et kui rehabilitatsioonimeeskond näeb, et teil ei ole mitte ainult rehateenuseid vaja, aga sinna juurde on mingeid teisi teenuseid ka vaja, siis tegelikult sellel meeskonnal peab olema oskus, suutlikkus teid nende teenustega ka seostada ja tegelikult võrgustikuna töötada. Ja ma tean, et see on keeruline teema teenusosutajate jaoks, aga oluline teile. Teie õiguste kaitse, kaasamine, teenuseid ei saa osutada nii, et teie kaasatud ei ole. Ja töötajad peavad olema pädevad. Ehk et tegelikult ei midagi hullu ju, aga me näeme iga päev vaeva sellega, et meie teenusosutajad vastaksid ikkagi nendele meie poolt pandud kriteeriumitele just sellepärast, et teil oleks parem ja tulemuslikum teenus. Ja minu poolt said pildid tänaseks otsa. Ma tean, et te olete juba hästi palju kuulnud, aga aitäh ja kui teil on küsimusi, siis vastan hea meelega. Aitäh. Eesti Kutsehaigete Liidust, kas oleks selline palve, et te selgitaksite rohkem inimestele, mismoodi saavad tööealised sotsiaalset rehabilitatsiooni? Kusjuures tingimus on see, et tal peab olema puuduv töövõime, siis saadetakse ta kohe Sotsiaalkindlustusametisse ja saab sealt sotsiaalset rehabilitatsiooni. Teised tööealised ju peavad läbima, nagu öeldakse, töövõime hindamise ja saavad töötukassast tööalast rehabilitatsiooni. Aga siin oli teil kirjas, et ka tööealised, mismoodi nemad siis saavad pöörduda, kes ei ole, kellel on, ütleme, ei ole töövõime hinnatud, kellel ei ole puuduvat töövõimet, mismoodi nemad saavad SKA-st siis seda rehabilitatsiooniteenust. Saite minust aru? Ma loodan, et ma sain. Tegelikult ikkagi inimesel peab olema töövõime ja puue ikkagi hinnatud enne, kui ta ikkagi rehabilitatsioonile saab. Sest kui tal on osaline töövõime ja ta ei ole puudega inimene ja ta on aktiivne tööturul, ehk siis ta otsib tööd, siis ta kindlasti läheb tööalasesse rehabilitatsiooni. Aga mis ma enne näitasin, oli see, et kui tal on osaline töövõime, kuid ta ei ole tööturul ja tal on puue, kui ta ei ole tööturul aktiivne, et ta ei ole töötukassas arvel töötuna ja ta ei otsi tööd, siis on tal võimalik tulla meile. Ja hindamisel ta on käinud, aga ta ei ole töötukassas aktiivne, ehk siis ta ei otsi tööd. Kas ma saan õigesti aru, et sa mõtled neid inimesi, kellel on hinnatud osaline töövõime, kuid kes mingil põhjusel siis ei täida aktiivsusnõuded, et saada töövõime toetust? Nad on siis inimesed, kes võib-olla ei saagi töövõime toetust ja siis sellisel juhul nad on teie kliendid, et neid on ilmselt suhteliselt vähe. Aga need osalise töövõimega inimesed, kes täidavad aktiivsusnõudeid näiteks õppimise või alla 3-aastase lapse kasvatamise või lähedase hooldamisega, nemad on ikkagi tööalase rehabilitatsiooni sihtgrupp. Nii et see pisike osa siis ilmselt, kes on loobunud täitmast aktiivsusnõudeid, kes ei saa töövõime toetust, siis nemad võivad pöörduda sotsiaalse rehabilitatsiooni saamiseks. Oskad sa öelda, kui palju neid on? Niimoodi kohe statistikat ausalt öeldes mul ei ole täna välja tuua, aga enamasti ikkagi meie klientuur, eks inimesed, kes meile jõuavad, on ikkagi puuduva töövõimega ja puudega inimesed. See, kes meieni jõuab need osalise töövõimega tõesti ja aktiivsusnõuded ei täida, ma tõesti arvan, et neid võib olla mingi paari käe sõrmede peal üles lugeda. Ja. Selles ma ütlengi, et need kriteeriumid on inimese jaoks küllaltki keerulised aru saada, et kes millist rehabilitatsiooni vajab. Selle tõttu ma ütlengi, ärge hakake nii palju ise võib-olla nuputamagi, võtke meiega ühendust, küll me selle vastuse teile siis nii-öelda anname. Nii, aga ma nägin enne veel kätt. Jah, toon teile. Ma sain küll osalise vastuse juba kätte, aga ikkagi konkreetne juhus. Mul on üks tuttav autistlik noormees ja tema ema on väga hädas, sest tal oleks vaja uuendamisele minna, aga ta ei tule kodust üldse välja. Et mis sel puhul teha? Sülle noormeest ei võta, ta keeldub täiesti, ma ütleks, et ta on peaaegu normintellektiga, kuna ta on keskkooli lõpetanud või gümnaasiumi. Et mida teha?
aitäh, see on väga hea küsimus ja selliseid asju ikka tuleb ette. Ja seetõttu me oleme oma töö korraldanud selliselt, et kui inimene vajab seda, et me tuleme tema juurde koju, siis me tulemegi. Kui te teete rehabilitatsiooni taotlust, siis seal tegelikult on selline väike lahtrike ka, kuhu te saate kirjutada oma erisoovid. Ja sinna täitsa vabalt võitegi kirjutada, et teate, on selline olukord, poiss ei tule kodust välja, siis me lepime selle aja kokku. Kas me teeme selle niimoodi, et me tuleme koju või on mõni muu turvaline koht, kus... Ja vot siis ongi hea, et me tuleme ise koju ja siis koha peal saame juba arutada seda, et kui palju me selle inimese endaga saame üldse suhelda. Sest et on küllaltki palju ka selliseid olukordi, kus inimene ei ole üldse nõus või valmis võõra inimesega. Me oleme täiesti võõrad inimesed talle. Esimest korda näeb ja rohkem suure tõenäosusega ei näegi. Ta ei ole nõus üldse suudki lahti tegema. Siis tegelikult on meie ülesande leida selle inimese kõige lähedasem inimene, kes teab tema kohta kõige rohkem. Olgu selleks siis ema, õde, tädi, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja, kui vaja, sest mõnel inimesel ei olegi ju kedagi tegelikult kodus. Et see on siis juba meie asi nii-öelda välja uurida. Aga kindlasti pangu aga taotlusele see, et on vaja, et me läheme koju. Et tal on vist aegunud juba, et on vaja uuendada, aga ta ei lähe selleks psühhiaatri juurde või kuidas sellega saab? Kui on inimesel rehabilitatsiooni vajadus, siis meil ei ole seda nõuet, et inimene peab olema käinud arsti juures mingisuguse kindla aja jooksul. Sest oleme ausad, kui tal on autismi diagnoos, ega see muutumas ei ole, paraku. Et seetõttu ei ole see arsti juures käimine niivõrd oluline, sest selle rehabilitatsiooniga on see asi, et me ei lähtu diagnoosidest, vaid me lähtume inimese toimetuleku piirangust. Ehk et ütleme nii, et meil võib olla ju sama diagnoosiga, F84 diagnoosiga inimesi, keda võiks võtta, et kõik on ühe puuga nii-öelda löödud. Ei ole. Täpselt just sellepärast ongi see, et me peame iga inimesega eraldi vestlema, et saada aru, mida ta vajab selleks, et ta paremini hakkama saab. Ja kui tal on see otsus nii-öelda juba aegunud, ehk see otsus on juba läbi, siis mis seal ikka, hakkame siis uuesti pihta. Ega ei olegi. On veel kellegi küsimusi? Nii, ja, ma kohe tulen. Mul ei ole nagu otsene küsimus, aga mul on siia jutu jätkuks võib-olla öelda, et teaksite, et mis haakub ka eelmise teemaga, et kui on vaja puuet taodelda või kui on selline inimene kodu, kes välja ei tule, siis tegelikult meie psühhiaatrid on nõus ka koju tulema. Et puude jaoks on kindlasti vaja, et ta eelnevalt on psühhiaatri juures käinud. Et see teadmiseks võib-olla. Aitäh teile. Ma annan siis Annelile üle, kui keegi teine ei taha küsida. Ma mõtlen, et natuke on veel aega, et ajaks pildi nagu segasemaks veel. Et on juttu olnud siis põhiliselt sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusest, siis on pildile tulnud tööalane rehabilitatsioon ja siis tegelikult ju inimeste jaoks on veel olemas selline asi nagu taastusravi, mida hoopiski hüvitatakse haigekassa kaudu, et kas, ma saan aru, et sa ei ole tervisevaldkonna inimene, aga ilmselt puutud kokku ja oled teadlik, et kas sa oled valmis veel selle erisuse ka välja tooma, et inimesed teeks paremini vahet, et mis on siis rehabilitatsiooni ja taastusravi vahe ja kust siis näiteks inimene taastusravi saab ja kas võib ka nii olla, et inimene siis vajabki ja saabki nagu korraga sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust ja taastusravi? Nii palju, kui mul tarkust on, nii palju ma teiega jagan. Tõesti, ma lootsin, et me ei tee seda asja keeruliseks, aga teeme siis ikkagi. Tõepoolest, see meie sotsiaalsüsteem on inimese jaoks ikkagi võimalikult keeruliseks tehtud, et teil huvitav oleks. Ja kui inimesel on terviseraskus, tema on näiteks haiglas, sellesama insuldiga näiteks, sai insuldi, on haiglas ja see ravi on nüüd jõudnud sinna maani, et inimest saaks hakata juba taastama. Ehk siis talle saab osutada taastusraviteenuseid. Siis neid reeglina osutatakse kas haigla juures või siis on tõesti mõned sellised taastusraviteenuse osutajad, kes ei pruugi haigla juures olla. Seda teenust osutatakse
haigekassa rahastusel. Noh, mis ei peaks nagu teie jaoks niivõrd väga oluline olema, sellepärast et reeglina on see, et kui te haigekassa kaudu seda taastusravi saate, siis te saategi enamasti juba nii-öelda haiglas olles juba. Mis see teine küsimus oli? Teine küsimus? Jaa, 2 korraga tegelikult võib saada küll. Selles mõttes, et ei ole täna olemas seda regulatsiooni, mis ütleks, et taastusravi ja sotsiaalset rehabilitatsiooni ei tohi paralleelselt saada. Aga tegelikult see loogika, see sündmuste jada peaks tegelikult liikuma selliselt, et tõesti selle esmase taastusravi teenused annab siis haigekassa, mis on siis värskelt nii-öelda diagnoosi või mis iganes haiguse läbi põdenud inimesel vaja. Sest et mida ütleb haigekassa? Haigekassa ütleb, et taastusravi on ikkagi nii-öelda ravimise funktsiooniga. Inimese mingisugune, ma ei tea, võimekus taastatakse. Kui nüüd taastusraviteenused saavad läbi, siis on tegelikult loogiline, et inimene vupsab vupsti sotsiaalsesse või tööalasesse rehabilitatsiooni üle. Sest et meie teenuste mõte ongi see, et kui inimene on selle nii-öelda jala juba liikuma saanud, näiteks kui tal on sellega probleeme olnud, siis meie teenused aitavad inimesel kodus iseseisvalt, võimalikult iseseisvalt igapäevase eluga toime tulla. Seetõttu on tegelikult mõnikord oluline ka see, et meie spetsialistid, need teenusosutajad võiksid tegelikult teile ka koju tulla, sest et nemad siis näeksid ära, kus on need probleemkohad, kus te näiteks kodus liikuda ei saa. Mida peaks tegema selleks, et te paremini liikuda saaksite. Kuid jah, on võimalik neid 2 teenust ka korraga saada, aga ta lihtsalt selle teenuste ülesehituse loogika mõistes ei ole mõeldud, et 1 korraga saaks. Aga noh, mida ei tohi 1 korraga saada, on tööalast rehabilitatsiooni ja siis sotsiaalset rehabilitatsiooni. Nii, vastasin ma su küsimusele. Aitäh! On veel kellegi küsimusi? Anneli vist on ta juba seisab püsti. Tegelikult mitte, et me nüüd lõpetaks sinu pinnimise, et suur tänu, väga põhjalik ülevaade ja süsteem on keeruline, nagu sina tead ja ma arvan, et siin saalis olijad teavad seda väga hästi omal nahal, et süsteem ongi keeruline, et vahest on ikkagi hea, kui keegi seda keerulist süsteemi natukene lahti seletab, et seda sa täna tegid meie inimeste jaoks. Aitäh sulle veel kord.